Kui te nüüd kalkis neid töölehti lisate, siis märkate kindlasti, et vaikimisi on nende nimed leht 1, leht 2, leht 3, leht 4, leht 5. Ja kui ma hakkan nüüd tegelikult endale niisugust tabelit siin niimoodi haldama või tabeleid, mis asuvad erinevate töölehtede peal, siis on suhteliselt keeruline meelde jätta, et selle lehe peal on mul need andmed ja selle lehe peal on need andmed. Ja selle tõttu kindlasti soovitan, et nimetage need töölehed selliste nimedega, mis võimaldaksid teil ka siis aru saada täpsemalt, mis mingil töölehel asub. Ja lisaks, kui me õpime nüüd kirjutama valemeid ja võib-olla kirjutame ka valemeid üle töölehtede, siis valemisse jääb alati näha üle töölehtede kirjutamisel selle konkreetse töölehe nimi. Ja kui see töölehe nimi on selline teile selgitav, siis on ka valemeid kergem lugeda. Nüüd töölehe nime muutmise jaoks te võite teha parema hiireklõpsu soovitud töölehe nime peal ja valida käsu muuda nime. Mis järel näiteks ma panen, et siin on mul nimi algandmed ja et seda siis salvestada klõpsan sobib. Ja nüüd on mul siis selline töölehe nimi, millest ma siis saan aru, et siin asuvad mul algandmed ja siis järgmise vastavalt nimetan siis nii, nagu vaja on.